Tuledki niimoodi või? Tuledki vastu või? Tuled või? Vaata, kui ilus sa oled. Joo? Sõber oled või? Kaebad, mis sa kaebad? Mis on? Joo? Kes su kõrva ära naksas? Kassipoiss. Tule siia, tule siia. Ja Merike toob sulle maksa. Näe, maks juba tuleb. Vaata. Ilusad valged jokid on. Ilusad valged vuntsid. Võrrud on ka nii valged, joo. Hea Tiisu. Meie siin kõrvalistuja koha peal täna naudime jälle hetkeks seda, et meid viidi sinna, kus me saime abi, ehk siis me käisime, tuvastasime erinevaid plaastreid nendele haavakestele, mis siin ei taha väga paraneda ja saime erinevaid asju, nii et ma just panin endale peale esimesed ja leidsin veel huvitavat asja, nii et küll sa näed ka seda lahendust. Ja kes meil siin jooksub, see poiss, kes paraneb, selle poisi jaoks ka võtsin teatud materjal, meil on näitama käpakest. Näita, käpakene on juba parem natukene. Vaikselt paraneb, joo. Saab üle oma. Juba söögiisu vaikselt tuleb ja on nii. Joo. Proovin olla hammastega. Ehk siis nüüd juba mitu tundi, praegu veel pea on okei. Silma nägemine on täna jälle väga udune ja silmad on hästi paksud. Aga proovin jah nendega olla, et ikkagi harjutada seda lõualuud ja rääkimist. See susin on ikka see kõige R tuleb enam-vähem, aga S on siukene kõige keerulisem täht. Ta ongi kõige keerulisem täht. No G on ka keeruline. Aga jah, vot seda tahtsingi öelda, et tegelikult koti täis on erinevaid plaastreid ja sidemeid ja võrke ja silmad on loojas. Selline imeline päev on täna olnud ja väga palju on asju saanud toimetatud. Üks suur osa on siin paberi peal ja näed sa, kõik tegevused said kriipsutatud läbi, ehk kõik sai tehtud. Sai remonditud meie sinine lauakene, ehk siis ta mul ennem liikus niimoodi, et ma teda liigutada ei saanud, jalad võisid laiali vajuda nagu lehmal libedal jääl. Vau, vahepeal on päike läinud sinna. Imeline päev oli selles mõttes, et näitas ennem, et ta täitsa pilves, aga tegelikult tuli päike ju välja päeval ja nii ilus ja soe oli, lausa 13 kraadi. Ehk siis meil oli koos vaja sõnnik keldrist välja vedada, mis mul oli kottidesse topitud, see oli raske töö, see sai tehtud. Vanni vedeles siin mul keset õue, mida ma ise ei jaksanud ära viia, selle viisime ära sinna kasvuhoone juurde, et siis saab seal suvel lasta seda kastmisvett, sest seal vannis ma enam ise käia ei taha. Ma olen teda nii palju lappinud, eks ju, ja tal on uuesti ikka kõik see verd tahab lahti tulla. Sai omale uue koha. Keldrist sai välja toodud liiva, sellepärast, et meie suur ehitusprojekt, sest ma otsustasin ju, eks ju, kanad uuesti see aasta siia tuua hoopis. Nii et me ehitasime neile uue maja. Sai põranda ilusti siia peale, et on kergem koristada. Sai tõstetud üles neile õrrekene, seesama, mis neil oli keldris, aga mida nad väga ei kasutanud, võtsime praegu ära sealt, tõime siia. Seina peal on kiled, et see tuul ei puhu. Noh, õled on mul sisse toomata veel. Ja pesakasti ka juba leidsin puidust.
vanad kännud said aluse hoidjateks ja ikka jälle panin siia selle plaadi alla, eks ju, et siis on kergem koristada, kui nad seal õrre peal kakavad. Siia sai ukseke, üks vana uksekene kaldu pandud neile, et on stabiilne siis vari. Sest muidu nad on üsna ju lõunapäikese käes, see õunapuu tuleb neile varjuks. Ja kõige selle käigus Molli tuli järsku, tal oli suur mutt suus. No ikka suur mutt. Ta oli siis täitsa värske, täitsa pehme. Nüüd ta enam ei ole. Ja niimoodi nüüd ongi see kate sai stabiilseks siia niimoodi kinni kruvitud, et ta ei laperda. Kahekordne koormakate, korralik telk neil siin. Ja esimese aasta kanaaed sai kasutatud siia niimoodi, et nad saavad oma õuest tulla siit vahelt. On neil seal, näed sa, seal on käik. Ahaa, kas me nüüd seda vaatasime ka, et kuidas nad siia käiku saavad, majast seest saavad. Ja majast seest saavad sinna käiku. Näed sa, nad saavad siit tagant, siia oma lemmik Jasmiini põõsa alla tulla. See on nende lemmikkoht, nii et selle ma tahtsin säilitada. Ja see vana võrkaed sai ilusti siia ümber. Me muidugi oksi kärpisime tugevalt, et ta ulataks. Aga saime hakkama. Nii tore. Nii et nüüd jääb mul üle see võrgutamine, selle ala võrgutamine. Näed, see võrk, esimene võrk ootab seal. Ja eks ma siis ühe ilusa ilmaga teen selle töö ka ära, seda ma saan üksinda teha. Sest see oli kõik see, mis meil oli vaja kahekesi teha. Mina ei ole osav trelli hoidmises ja kruvimistes ja ma olen osav väljamõtleja, aga mitte töötäitja. Nii et see olemasolevate vahenditega toimetamine, see on üsna põnev tegevus tegelikult. On nii või? Teie tulite ka kuskilt kõik välja järsku? Jah, kui auto läks ära ja on. Kohe on turvatunne tagasi, jah? Lähme tuppa või? Lähme tuppa, jaa, sa käid mul jala ees lausa. Jaa, nagu tsirkuse kass peaaegu. Jah. Vot selline tore päev on olnud. Nüüd läheb külmaks ka, enne oli soe, praegu hakkavad käed külmetama. Sai naaptekis käidud ja hambaarstile viidud natukene seda, mis sai lubatud talle. No meie poiss lõpuks sõi nüüd. Ja joob ka üle mitme päeva joob ta hoolega. Ma olen siiamaani teda süstlast jootnud. Lihtsalt talle huulte vahelt paari milliliitri kaupa andnud vedelikku. Nüüd ta näris ühe toreda värske pehme ribikondi isuga ära, kuni ma Molliga õues käisin, sest Molli sõi selle juba hommikul ära. Ja muidugi ta oleks pistnud praegu ka selle Miilo kondi ära enda sisse, aga ma kutsusin ta endaga õue ja Miilo sai rahulikult toimetada ja see närida oma konti. Ja jõi ka vett. Hurraa! Poiss paraneb vaikselt. Kell sai 8:30. Ma otsustasin korraks õuega tulla. Ma olen läbi akna jälginud tema teekonda ehk siis päikese tõusmist sealt metsa tagant, maja tagant, sest ta tõusis ju sealt juba, eks. Ja nüüd on 8:30. Ma tulin välja, kuna õhk on hästi karge ja külm. Ta on sulatanud ära selle jääkese, mis siin oli hommikul. Tere tiiger jälle siin. Ehk siis hommikul oli kõik valge ja krõbe ja nüüd on juba niiske ja märg. Aga õhk on väga jäile täna. Päike selle eest ikkagi soojendab juba, nii et kui ma siin seisan, siis on päris hea. Kui ma lülitan tuule endast välja. Näed sa, vaata, kui toredad need näpukad on, mis ma eile sain. Et ma ei pea enam neid kummiteipe omal ümber näpu panema ja kindaid ostma selleks, et näppe otsast ära lõigata neil. Ja teibiga kinni panna, nüüd ma saan korduv kasutatavad, näed sa, nad hingavad öö läbi, nad on jummale mõnusad asjad. Panin alguses kreemi, eks ju, lasin tal ära imenduda ja siis panin ööseks need šokid näppudele biole. Nad käivad niimoodi ilusti topelt. See rullike, see keerab siia ja sille saan nüüd ära ka võtta päevaks ja näitan sulle pärast, panen selle
niiske plaastri täpselt nende kohtade peale, et ta hoiab ja laseb neil paraneda. Näed, ühe võtsin nüüd juba ära, näitan sulle, kuidas see käib ära, näed sa, ma nüüd rullin selle siit otsast ära, ta on üks, eks ju, pikk, mille keerad tegelikult siis. Näed sa, ja niimoodi ma saan õhtul tagasi panna. Ja vaata, kui ilusad nad on, kui ma nad lahti võtan, nagu päris. Ja nüüd mul on vot selline plaaster, kui sul on vaja, Granoflex. Ja sellega ma teen niimoodi, et ma võtan nüüd, näed, seda on niisugune pehme nagu nahk. Ja ma võtan ainult, lõikan siit need ribad, mis mul siis vaja on selle koha peale tõmmata. Ta on niisugune elastne, venib ka. Nii, siit on natukene laiemalt. Niimoodi. Nii et ma saan siit veel kolm juppi saan veel lõigata. Paneme ennem sellele näpule. Vaatame kohe, kuidas. Muidu ta käib keskelt lahti, nii nagu ikka plaastrid, eks ju, nii et selle võrra natukene võib olla alguses raskem saada kätte. Nii. Kus mul nüüd see kohakene täpselt jääb? Teeme siit, tõmbame siia ja venitame selle siia peale. Nii, selle nurga saime kinni ja see on nüüd mul päevakaitse siis ilusti, hästi. Ja teisel on ta natuke laiem, jah. No, tule lahti. Paneme ta ilusti siia peale. Oleks võinud rohkem venitada. Nii. Vot, niimoodi. Nüüd on nad mõlemad kinni. Ööseks panin siis kreemi. Panin seda kreemi. See on kallis kreem. 25 €. See oli vist 10, natuke erinevad. Plaastrid on ka kallid. Ma võtsin 5 plaastrit, 8+ €. Need mütsikesed maksid 6 tükki, karbis vist oli 15 €. No, aga kõige tähtsam on see, et nad mind aitavad. Selle tõmbasin natuke liiga kõvasti kinni. Vaatame, kas ma kohe saan natukene reguleerida. Päevaks ju jääb. Natuke lõdvendan. No ehk hoiab veel ilusti, et ei tule kohe lahti. Õpin kasutama. Nii on. Väga hea. Ja nüüd lähen Matile. Läks lahti. Katse number 1. Panin uuest majast tunnelist sisse, lükkasin pruuni. Pruuni on nüüd üksinda aias, teised väljaspool aeda. Kas nad saavad kokku? Millal nad saavad kokku? Pruuni veel väljapääsu pole leidnud, küll aga teised leidsid, et pruuni on sisse saanud. Neil tegelikult läheb sealt ilus tee. Pean aga kaltsuvaibed ja rätiku ära pesema, sellepärast et Tiiger otsustas eile õhtul mu kase mahla kalnutäie ümber kallata. Nii et me teeme 40 kraadiga, need olid autos istmekatted, laseme tal. Ja niimoodi. Ja nüüd on meil vaja panna siia voolik. Ma veel ikka seda kasutan seni, kuni ta toimib. Jonnib küll, palju jonnib. Nüüd saab vee. Aga neid vaipu ma niikuinii ei saa teises masinas pesta, selles väikses õues. Nii et jonnime siis natuke. Lihtsalt pean katkestama vahepeal programme, kui kinni jookseb ja proovima, et ta saaks ikka tsentrifuugitud, väänatud ja soojendab vähemalt vee ära, loksutab. Ja nende jaoks mul on siin need, mis ma eelmine aasta ostsin tavalisest koogipoest.
sinna ma seda pesupalli sisse ei pane, aga no, kas Pruuni oskab välja tulla või? Pruuni, kas sa oskad välja tulla? Pruuni, Pruuni, sul on vaja sealt tunnelist läbi tulla. Tule, Pruuni, Pruuni, tibu. Pruuni kana. Molli teeb jälle siin. No kutsu Pruuni sealt välja. Molli, kutsu. Ütle, tule siit. Seal on tunnel, jah. Pruuni. Pruuni ei tea, kus. Nüüd lükkasin 3 tükki, 2 triibukat ka sisse. 4 tükki on väljas. Pole aru ei saa, kuidas nad sinna sisse said. No, tüdrukud, kas... Mis hääl oli? Mis te nii valvel? Ronk ütles midagi või? Ütles või? No hea meelega lükkaks teid kõiki sinna sisse praegu, siis teil on... Hulkuda ei ole küll. Aga turvaline on. No, võtame veel ühe. Näed, sa ei läinudki kaua aega, nad leidsid tee välja. Kõik siblivad seal Sireli põõsas praegu. Ja, nii tore. Ehk siis ei ole siin lollid tüdrukud midagi. Targad tüdrukud. Jaa, aga. Oi, kui mõnna, vaata, päike tuli välja. Millukas nii mõnna on. Päike tuli pilvede tagant välja. Jaa, sa kohe mõnnad siin. Joo, millal on tsukike jalas. Lihtsalt selleks, et ta lakkuda ei saa, siis on vähemalt ei pea kraega käima. Joo. Oi, kui tore, vai, kus on pilvede tagant tuli päike välja. Säärab kohe tuba. Siblite, jah? Nii suured. Tumedad pilved olid kogu aeg täna meil. Aga nüüd tuli nii ilusti. Särav, päike. Ja ma täitsin teil selle sünni täitsin ära. Viime ära või? Muistu, mis on põksid? Mis on põksid? Ja me viime ära. Mis sa sööd seal jälle, kullakene? Päike läks sinna metsa taha ära. Sookurad laulavad, 2 kana istuvad seal Sirelis. Ja näed sa, kes meil seal üleval on? No kus ta nüüd on siis? Näe, Luna. Jaa, Luna on üleval. Seal kõrgel. Oh yeah. Me saime tehtud oma 1,5 tundi mõnnamist siin ja muidugi taustal oli mjau. Nad tahtsid kõik saada uksest välja, aga ma ignoreerin neid, kui ma olen oma flow's sees ja väga harva, kui ma seda lasen lõhkuda. Ehk siis meie keha ütleb meile aitäh. Ja me saime 2 päeva täna Matile, sest et juba on nii palju soojaks läinud, et ma sain Mati maha panna ja lambi all ma siis siin voolan ja venin ja vot selline hea rahulik taust ja nüüd on ilus päev alanud ja me võime edasi hakata oma tegemistega minema. Tead, need kassid,
need osavad kiisud said ukse muidugi ise lahti ja tuul hakkas tulema mööda põrandat, nii et ajastus oli ideaalne. Järgmise korrani. Niilo on siin minuga ilusti, võtab väikest, mulli tõustib ringi koos kanadega ja mul läks ühe võrgu nöörile ajamine 35 minutit, nii et võtame teise ja kolmanda ka ja siis vaatame, kuidas me nad saame paigutatud ja kinnitatud. Kõigepealt tuleb nöör kõigist läbi punuda, läheb järgmine tunnike. Ilm on ilus ja mõnna. Ma olen jõudnud nii kaugele. Nööri panin ära ja nüüd see nöör läks nüüd sinna hoopis selle saare ümber sidusin, sest see pulk on ju mõttetu siukene peenikene, mis ma lihtsalt lõin maasse oma olematu jõuga. Ehk siis mul oli vaja ta pingutada sinna nööri vahele. Ma pean nüüd uue nööri veel siduma sealt pulgast siia kuudini. Siin on. Ehk siis sinna jäi mul nüüd üks pikk jupp lihtsalt ümber jalaka või mis ta on, saar on see. Tegelikult oleks siia vaja ühte head pikka puud, aga pole seda puud. Minul ei ole. Seal võsas on palju, mida võiks maha võtta, kui keegi võtab ja lööks ta maasse. Ma ei tea, kas see keegi on, nii et praegu on nii. Nüüd jõudsin nii kaugele, täna rohkem ei tee, aitab küll. Mul on põhimõtteliselt siit võrgutatud, nüüd on vaja siia alla kivid panna või punuda sinna ka nöör sisse, et saab pingule tõmmata. Väike läks pilve taha, jube külmukas. Ja siis on mul võt see külg veel siis võrgutada. Aga põhimõtteliselt juba kana sai aru, et ta jäi siia kinni. Lasid jalga. Nii on. Nende klaaskiud keppidega tegin aig, et need tulevad läbi selle kinda ka. Ei tohi neid niimoodi siit katsuda ja tõmmata. Ai, ainult nendest nubludest hoides on okei. Aga tundub, et hakkab looma. Siis mul on pealmine võrk, seda ma üksinda kindlasti ei saa panna. Siis tuleb jällegi keegi mulle külla ja siis tõmbame pealmise võrgu peale. No, tore ju! Vaata, kui suur plats on see tegelikult võrreldes sellega, mis oli esimene suvi. Kui sa mäletad, siis siin olid tibud. Ja ainult võt see osa siin oli sama suur ala, kui praegu jäi siis see Jasmiini põõsa alune. See oli neil ainult ja ei olnud neil häda mitte midagi. Vahepeal käisid väljas, aga enamasti olid ju siin. Ja ma mäletan seda nii hästi, kuidas meie esimesed kanad olid, mis see aasta oli. 90, vähem, enne, 89 äkki, 88. Kui meil Muugal suvilas olid kanad. No need olid poole väiksema pinna peal kui see ruum siin. Ja neil oli seal otsas oli pisikene kuudikene, kus nad siis olid seal, nad munesid ja siis oli siukene ruutmeeter. No 1,5 ruutu võib-olla nii pikk oli see, kui see voodi. Ei tea. Ja seal oli ka ainult mingisugune võrk oli neil ümber, ma mäletan, ja seal nad elasid meil, põõsaste vahel olid. Võt, nii et see on praegu puhta palee neil siin. Praegu nad on muidugi vabakäigu kanad, nii et eks näha ole, kuidas nad lepivad sellega. Vau, akna taga oli, vau. Siukene paks ja kuldne pilv, mitte roosa. Jah. Nii nunnu. Täiega kuldne. Nagu munapudru taevas.
see on uskumatu pilt. Vau! Täna jõuame sööma alles. Keskpäevast on üle juba 12:30 ja tuli praegu 6 muna pudru koos krevettidega. Ja veel on mul 2 ampsu seal. Seda suitsuskumbriat. Jam-jam, head isu! Thank you. 90 minutes are done. We feel so stretched, so big and light. So we can bring some water from well, clean the chicken coop, and it's already time for evening. There is 2 Zoom connections today. See you! Hommik. Kõik on niiske märg, võiks öelda. Vist on sadanud. Oi jah, seal on suur vihmapilv, näed sa. Kõik tume sinine. Seal, kus päike tõuseb, seal on suur pilv. Selle uue kella järgi hakkab kell 7 saama, tegelikult ju saab 6. Linnukesed laulavad. No täna ei ole maa jääs, täna on ta märg. Hommik. Päike tuli näitama ennast. Aga mis veel? 3 kulli on siin kohal. Läksid nüüd natuke eemale, nad just olid siin samas. Ahah, piu-piu, näe, tagasi tulevad. Kana kuuleb. Näed sa. Teil on silm peale pandud muistu, jah? Jaa, piu-piu käib. No tulge siia, tulge. Nelikud. Ma nüüd pean teiega koos siin õue peal seisma, jah? Pean või? Jaa. Arvad, et nad mind kardavad, jah? Näed, see kausitäis puljongit on jõudnud. Eile said kausitäie puljongit keetsin. Miilo ei taha väga toorest konti seda. Mollile meeldib rohkem, aga see tal teeb ka kõhu lahti. Aga puljongit tegin ja vanasti kassidele meeldis, Miilole ka meeldis. Praegu keegi puljongit ei tahtnud teile kanade. Aga no vähemalt teil oli hea, eks ju? Vesi ja puljong on kõrvuti ja näed sa, nad on nüüd neile kallasin selle paar tundi tagasi ja kauss on tühi. Kauss on täis. Kui lähedale nüüd tuleb? Siinsamas
Taksutasin ja karjusin talle, mine ära siit. Mine ära tule siia. Kuuled vä? Jaa, lendab siin meie kohal, näe. Mu pea kohal siin samas. Ilus oled, jaa. Ilus. Tibud, kuulge, ma pean teid viima ära, sest et ta on otsustanud vist endale saagi saada. Issand, aga ma ei taha teid keldrisse viia. Viin teid õuemajakesse, panen sinna risti ette. Nii, kuna see tüüp siin edasi tiirutab, siis ma kogusin nad praegu siia. Panin nad siia. Sai on mul ikka imeline abivahend. Nüüd olete siin praegu oma kuudis. Ja ma lähen toon teile vett ka. Jah, nii on. No, milline rõõm. Teil ka on rõõm. Ussum-tossum, kui rõõm on. Meie lõpetasime oma pika jooga, tegime lausa 100 minutit. Nüüd mõtlesin, et näe, päike tuli. Ei tea, kas te olete tuttu läinud, aga teie ei ole läinud tuttu. Kas lähme või? Lähme äkki. Te siin jooksete muudkui, jah? Lähme, ma viin teid tuttu. Vaata, kus päike meil tuli välja sealt pilvede vahel. Sina ka tahad tulla? Miilu tahab ka tulla õue korraks. Miilu käpakestab jälle. No tüdrukud, kuhu pessa lähme? Lähme sinna, kus oleme harjunud praegu, eks ju? Tule. Tibu. Tule. Vai, päikes, jaa. No tule. Tip. Tule, päikesin ka. Näe, päikesin ka. Oi! Kaikas jalgus. No tule. Tule. Tip. Joo, teil on seal veel putru söömata ja. Joo, no tule edasi. Tip. Joo. No, järgmised ka. Sisse. Tule. Kus üks jäi? Kuuta näen siin praegu. Miilu, saada see viimane ka sisse. No, tule. No tule, laululind. Näed, sa oled saiast jälle ilma. Sa oled jälle viimane, kullakene. No tule. Tule nüüd. Tibu. Ikka hea on, jah. Tuppa tagasi tulla ka hea. Hommikul on hea välja joosta, aga siin on kohe see rahu ja toimetamine ja söömine läheb, näe, putru läheb peale päevast õgimist õues. Kapsasina me lähe teil, jah? Näed, see viimane kapsas, mis sai pandud, see on natuke nokitud. Nii palju saavad õuest juba värsket kätte vist, et enam kapsas ei huvita. Ennem oli kapsas põhiesi. On nii, jah? Jah. Kuulge, hea tööd. Sätivad ennast edu. Nokad puhtaks. Teate, ma võrgutasin 3. külje ka ära, nii et ma saan hakata teil sinna õlgi sisse viima ja. Hopsti. Sa võtsid omale koha sisse, jah? Nii, järgmine. Huvitava tudula olete te endale küll seal need koostanud. Ja.
seal käib ikka võitlus kohtade pärast. Ta käib iga õhtu enne magamist siukene kätsina. Huvitav küll, kui oli nii hea õrrs, miks ta seal õrre peal ilusti? Nüüd kaklevad kahekesi seal üleval. Eriti hea peenikene metallist. Olete ikka naljatilgad küll. Pani pea teisele tiiva alla. Tasakaalu harjutused. See tahab ka väga sinna üles minna. Peab pidi teise tiiva all. Pugeski kaisju talle. Noh, Pruunis olid esimesena, nüüd sa oled seal keskel, jalad laiali, ei olegi oma magamisasendis. Perla otsustas ka pugeda sinna nüüd. Kui väljakad te olete. Perre läks nüüd tank, nüüd on seal triibu kaisus. Eks see triibu laseb tal sinna jääda. Kõik peavad mahtuma ühte kasti. No mis asi see küll on? No ja kui nüüd sina hüppad ka veel sinna, siis... Juba osavad olete. Näh. Läheb ja hakkab teisi nokima nüüd, et laske mind sinna. Sellel on plaan kedagi valutada. Ja astub Perlale pähe. Jube ebamugav on ju, kuidas te niimoodi magada saate? Palju mugavamaid viise oli, aga te võtsite selle, tegite omale. No, juba näed, sa vajuvad peakesed ära. Okei, hea tööd. Ma jätan teid nüüd sina rahulikult. Hommikul näeme. Pane ennast õigeks. Kus mu kutsad on? Üks tuli, aga Miilo on läinud nii kaugele. Oma käpakesega. Natsu. Keegi teeb pai mulle. Ja nurrib ka. Keegi teeb mulle pai siin, kes on. Pallikene ja pai. Nurr. Pai nurr. No.
No, noh, kui hea. Mis sa teed seal, Molli, jälle? Jälle leidsid midagi, ära söö. Mis sa sööd jälle? Nad leiavad kogu aeg igalt poolt midagi. Mis sa nüüd leidsid? Mis see on siin? See on mingi päh. Kakapäh. Kakapäh. Ei pea sööma. Ei pea sööma. Vaata, milline mustu sa oled. Sa oled mullas. Ikka võttis ta selle asja sealt seina seest välja. Mis asi iganes see oli. Ega ma ei jõua neid siin kontrollida. Siin on ju väljas igasust asja. Kakat ja kõike muud, mida võib ära süüa. See on see rõõm elust endast. On või? On ju. Ja nii, vaata, kuidas su selg on must lausa mulla sees oled niimoodi püherdanud. Näed sa, milline sa oled? Mis? Isver jummel. Miilo, kus sina siis oled nüüd? Hallo? Miilo! Tule koju! Ta on seal risti peal täitsa. Ma ei tea, mis seal risti peal on, aga seal nad kogu aeg käivad. Tule siia! Milo! Siia! Siia! Kõik ajab vastu. Tule nüüd! Koju! Nüüd tuleb. Tule! No, kuidas ta jookseb? 4 käpaga või 3 käpaga? Tule! Tule nüüd! Tule! Milo! 3-ga jookseb või? Ei saagi aru. No vaatame, kui siia jõuab. Kõikide käppadega jooksed ju, 4 käpaga jooksed, jah? Täiega jooksed. Näita oma käpakest. Näita, kuidas sa jooksed sellega praegu, see on sul jälle paistes. Näed sa täitsa. Me peame siia panema, jälle tegema sulle varba vanni ja panema salvi. Lähme teeme varba vanni. Sain täna tegelikult isegi võrgutatud, näed sa selle 3. külje ka, nii et kõik 3 külge on võrgutatud. Nüüd on vaja pealmine võrk panna, ma ei tea, kuidas ma selle üksinda saan, vaatama. Hakkan otsast meetri kaupa liikuma. Sealt poolt siia poole või kinnitan siia katuse servade taha ära ja siis rullin hoopis sinna poole. No vaatame, nii on võib-olla kergem, jah. Aga siis saab tibud siia tuua ära. Niimoodi seal teevad oma tudulad täitsa tutud. Pesu korjasime ära, viime tuppa. See on... Ma tegelikult selle tellisin eelmine aasta Temust kassi liivakast, aga sellest sai mul hoopis pesukorv, sest tal on nii mõnusad sangad ja kassidel veel üks kast on see, mis katki hakkas siis minema, see on siiamaani vastu pidanud. Nii et ma pole veel pidanud seda asendama. Jah, kas saime kõik või? Kassid on kõik nii väsinud. Selma magab siin. Pallike alles tuli tuppa, ta alles hakkas ennast kasima. Aga siin magab Suli ja siin magab tiigripoiss. Ma ei teadnudki, et nad siin on. Ju nad siis selle jooga ajal ennast siia kerra keerasid. No pallid.
100 minutit keha jaoks, see läheb nagu viu. Jälle on ta läinud, aga keha ütleb meile aitäh, aitäh, aitäh. Ta on lükanud meid üldsegi paastu. 24 tundi tagasi sõime me oma 3 tükikest peekonit ja sellele eelnevalt 20 tundi oli ka vesi ainult. Siiamaani on vesi. Vaatame, kuhu ta meid jaotab. Now I just got one warm egg after my 24 hours fasting. Look at this. Golden and creamy. I always put a little bit of salt also to give the minerals. Done. Stomach is telling thank you. Now it's time to eat. 3 o'clock afternoon. And I have here 3 pieces bacon and a little lamb. And this sauce from the lamb cooking. So, bon appetit. Here this. I ate all meat and now I wanted something more, so it will be cottage cheese with avocado. Avocado over now 2-3 weeks maybe. Yes, so it's very rare, but this is, I think, the only thing from the plants what stayed on my table, and then it's very rare guests. It will be now like dessert after all this meat. The lamb was so delicious, soft, gentle. I still eating it. Bon appetit. Let's eat more. Tulete, lähme tuppa. Tulge, lähme tuppa. Tule. Ma nägin, te jooksite põõsa alla. Kas keegi hirmutas teid jälle või? Lähme, minu käes on kõik. Tule, Mustu. Mis sa seisad nüüd üksinda seal? Tule siia. Mustu. Tule. Mustu. No kass ei tee sulle midagi. Tule nüüd. Mustu. Põk, tule. Mul on siin saia ja liha. Tubli kana, tulid järgi. No lähme. Tulge vaadake, teil on uus õrrekene. Ma võtsin selle jubeduse ära, millega te seal iga õhtu olete tegelenud. Joo, te ei saa enam niimoodi kakelda, te lähete nüüd õrrele. Tule. Päike on kuskil seal taga. Tule. Tule. Pak. Nii, ma kallan neile selle liha siia ära. Niimoodi. Voot nii. Tule, vaata, mis ma sulle panin. Sina tahad sinna minna, sina ei lähe sinna. Nii, kausi võtame ära. Tule, tibu. Näe, saia mul. Näe, tule. Molli, sa oled keset teed ees. Tibu. Mine sisse, mine sisse. Tule, Mustuga, tule nurga tagant välja, tule. No näe, on jonib, noh. Nüüd üksinda siin väljas kaagutab. Teised on kõik toas, tema ei tule. No mis sa karjud, tule nüüd. Tule, ma ju ootan sinu järgi. Noh. Just haneparved, 2 suurt haneparve läks üle. Siis ta vaatas, kuulas neid. Ja taksid ise ka laulma, jah. No täitsa jama, üksi jäitub. Tuppa tuleb minna. Tule. Nagu ei saaks aru. Teine päev on nii tubli, läheb ise ilusti sisse ja teine päev laseb ennast niimoodi ajada. Sind küll. Mida te endast kujutate siin? Ära jookse jälle mul eest ära. Teisele poole lähme, palun. Jah, teisele poole. Mine nüüd. Mine, sa tead küll, kus tee on. Ja kassid on ja koerad on ja kõiki on. Ei lähe, vales suunas lähed jälle. Mustu,
kuule, kana. Kanaemand, te olete vales suunas minemas. Kuhu sa lähed? Oih, ma astusin põõsasse ja jäin kinni. ai, ma olen villase kleidiga ja ma jäin jaaniroosi kinni. Appi. Vaata muistu, mis juhtus praegu. Ma ei vaadanud üldse ette, ma vaatasin ainult sind. No 3 ringi ta jooksis nüüd ümber selle sirelipõõsa ja karjus. Vaatame, kas nüüd. Nüüd tuleb varsti vist väike sealt pilve tagant välja. Mine nüüd sisse, ei lähe uuesti jalutama. Teised kõik on sees, mine sisse. Mine vaata sees, ma viisin hakkliha. Jah. Mine, näed sa. No jonnakas. Läheb jälle sinna ja karjub. Sa vaata, kui ilus õrre me neile täna panime. Nii et ma tahaks näha, et te kõik seal 7 reas olete täna. Need kastid ja toolid ma viisin ära siit teilt. Te ei saa sinna minna kaklema. Minge ronige õrrele. Hop. Ma pärast üle vaatan. Meil on nii palju aega mööda läinud. Ja see ikka podiseb siin. Mis sa podised siin üksinda? Ma jälle võtsin harja, et teda sealt välja ajada. Aga näe, väike tuligi nüüd välja. Muistu, hari tuleb. Kell sai 7 juba ja nüüd nemad siis lõpuks on kõik sees. Muistu ikka üksinda keerutas seal 1,5 tundi. No minge nüüd õrre peale, näidake mulle, et olete kanad. Ei pea kogunema siia hunnikusse jälle, minge sinna. No minge. Nüüd kui tõstan neid sinna peale, nad lendavad jälle alla. Natuke aega kögisevad seal ja siis lendavad alla. No minge ise nüüd sinna peale. Olete ju kanad ju. No, eelmine suvi oskasite juba ju õrre peal magada, mis? No minge, te oskate küll minna. Ja oskate. Näe. No järgmine. Mõned siin alles õgardlevad. Mistu muidugi. No, kes läheb järgmisena õrre peale? Ei ole vaja kraunuda. Teil on ammu toiduaeg. 2 poomi peal käijat on siin. No siin on nii hea ju, vaata kui hea on see. Ei ole nii peenikene, et saate vähemalt ilusti hoida sealt puust. Jaa. No näe, Perla saab aru juba, et on päris hea. Perla paneb ennast juba asendisse. Riibud kõik on ära tulnud, ikka kogunevad siia toolinurka. No, tubli Perla, näita teistele ette, jah. No pruuni sa jääd tooli peale magama, jah? Harjumuse jõud on ikka suur, jah? Seal oli kast, aga seal ei ole kasti enam. No, kus sa nüüd lähed, muistu? Kasti pole. Kasti pole, ei ole. Mine õrre peale. Ma tõssin 3 tükki juurde. Oo, tubli muistu, läksid ise tagasi, vahepeal hüppas alla, aga läks tagasi. Nii, üks on veel tõsta siia. Sina. Ja, harjutage. Vaata, kui ilusti te seal olete. Vaata, kui hea teil seal on. Kolaki. No, nüüd said, näed sa, need siin on 5 ilusti koos. Soe. No, selle tõstsin ka, vaatame, kaua seal oled üksinda. Lähed teistele lähemale. Ja mis sa jälle tagasi tulid? Sul kõht ei tühjaks veel seal õues või? Ahah. Mis tul on käpas? Üles alla käimine.
tasakaaluga probleemi pole. Pruuni tahab magada juba, Perla vist juba peaaegu magabki. Vaata, kuidas ta topib jälle oma pea. Nad nii kihvtilt panevad üksteisele sulgedesse ennast. No selge, nüüd ma olen teile kohad kätte näidanud. Ära noki teist, no mis sa nokid teda? Nokib Pruunit. Kas Pruuni on vales kohas äkki? Magage. Näed, järgmine. Las see tuli siis kustub ära. Las tuli kustub ära siis. Õrrekene töötas imeliselt. Selle üle on meil super hea meel. Vaata, kui palju lihtsamaks läks meie koristamine. Ja ma usun, et neil oli ka palju parem magada, kui seal kastide otsas. No, kus te lähete? Tulete mulle järgi igale sammule ja tulge õhtul õigel ajal tuppa. Tahtsin sulle tegelikult jagada seda, kui kiiresti mu maailmas asjad liiguvad. Eile hommikul tuli mul see mõte, et ma pean võtma neil need kastid ja tooli ära ja sealt võsast ühe puu maha saagima, seal on neid lepavõsa, eks ju, et siukseid parajaid õrrepuid. Ja paari tunni pärast oli mul ju siin üks tore abiline, kes aitas selle 10 minutiga kõik ära teha, nii et see sai unustatud juba. Puu sai maha võetud, oksad küljest ära, otse keldrisse ja paika. Täna hommikul mõtlesin, et telliks nüüd puud ära. Helistasin naabrimehele ja puud on juba siin. Et see realiseerumine mõtete reaalsusesse tulemine toimub praegu tunni kahega. Küll on armas. Ja nüüd tuleb meie tänane treening, füüsiline treening. Õhtul selle otsa siis jõuame venitusse. Hurraa! Kutsad kutsusid mind töö juurest ära, sellepärast, et siin tee peal 2 konna. Jaa, on need teevad väikseid konni. Jaa, kevad on. Minu ära liiga. Ma ei tea, kuhu ma nad tõstan, mida te teete neile liiga väga. Ära tee midagi. Ära tee. Jaa. Ma mõtlesin, et muti on saanud kätte, aga ära ampsti tee. Ma tõstan nad ära äkki siit. Kuhu ma tõstan te ju? Te ju kohe võtate selle ülesse. Ei saagi aru, kas siin on jalakene õiget saanud. Ei ole. Ei, ära katsu neid. Kus ma nad saan panna teie eest ära? Te leiate nad ka. Igal poolt leiate ülesse. Las ta läheb ära. Minge eemale, las ta läheb. No mine, konnamamma. Mine. Ära tee. No mine edasi. Ära. Minge eemale, las ta läheb ära. Olli, mine eest ära. Noh, niimoodi. Võtsite mind rajalt maha nüüd. Mina mõtlesin teil mutt järgmine.
poolteist tundi vahelduva eduga väikese õnnetusega mingisugune puusõdi läks mulle silma ja ma tegin pool tundi pausi, olin lamasin seal päikese käes. Aga lapitud sain. Hurraa! Näed sa? 1,2 ruumi tuli siia praegu. Väga ilus. Aitäh. Selle päeva jangtegevus on tehtud. Vaikne, mõnus. Sääsed siin mingisugused. Ja tibud ei mõtlegi jälle sisse minna, muud kui jalutavad. Ja ma tulin oma taldrikuga. Kuulge, palun minge tuttu. Tibulinnad, minge tuttu. Oi näe, Bellal on hakanud suled Pepu peal kasvama, ta oli paista enam Pepu välja. Viimasena temal läks paljaks ja esimesena tulevad suled tagasi. Nii tubli tüdruk, ilus tüdruk. Köögiaken on nii mustane andeks, aga näed sa, nüüd lähevad. Päike vajub, näed täpselt seal metsa kohal, nii et nende platsi pealt kadus päike ära järsku ja nüüd lähevad seal tipa-tapa ükshaaval. Nii et tublikesed. Viimane. Läkski. Varsti saan ukse kinni panna. Kell 7:03. Läks väike. No, tuppa. Läheb tuppa. Ja kõik läheb tuppa. Tublid olete, tulite kõik ise tuppa ilusti. Väga tublid olete täna. Jah, lööme tule kinni ja tuttu minek. Minge nüüd ilusti õrre peale ja no sööge oma putru veel, jah. Okei. Hommikul näeme.